Reaalkoolis piloteeriti mikrobitiga juhitavat robotit Line Following Buggy. Piloteerimine viidi läbi programmeerimise ringi 4. klassi õpilastega. Line Following Buggy on lihtsa ehitusega programmeeritav õppevahend. Robot võimaldab õppida juhtima mootoreid, erinevaid andureid, võimalik on lahendada erineva keerukuse astmega programmeerimisülesandeid. Komplektis olev joone jälgimisandur on võimalik vahetada välja teiste andurite vastu. Võimalik on lisada kuni 2 andurit või muud juhitavat seadet. Piloteerimise käigus lisati robotile esi- ja tagatuled. Tuledeks kasutati adresseeritavaid RGB LED-e. Õpilased pidid kirjeldama sõiduautol kasutatavaid tulesi ja siis programmeerima esituled, tagatuled, suunatuled ja pidurituled. Veel õpiti robotit juhtima puldi abil. Puldiks kasutati teist mikrobiti miniarvutit. Selleks õpiti miniarvuti sisse ehitatud raadio kasutamist, selle abil käskude saatmist ja vastuvõtmist. Töö käigus õppisid õpilased lahendama lihtsamaid riistvara probleeme, mootorite vahetamist, lahti tulnud juhtmete ühendamist. Line Following Buggy ja mikrobit sobivad 2. ja 3. kooliastme programmeerimise tundide mitmekesistamiseks, võimaldavad 2. kooliastme õppeteema programmeerimine raames õppida andureid ja täitureid, lahendada lihtsamaid robootika ja mehhatroonika ülesandeid. Programmeerimistunnid, siis mulle see väga meeldis ja see on nagu minu arust põnev asi, et sa saad nagu mõelda. Ma soovitan inimestel rohkem käia sellistes programmeerimisringides.